tere! Mina olen Liis. Ja mina olen Saskia. Ja meie loeme teile täna raamatut Saskia otsib värve. Selle raamatu on illustreerinud Katariina Saripp ja välja andnud Tammeraamat. Ja see raamat räägib Saskiast, kes ei osanud värve õigete nimedega nimetada. Ja samal ajal, kui mina raamatut loen, joonistab Saskia selle raamatu tegelasi. Nii, Saskia, mine joonistab. Saskia otsib värve. Elevanditüdruk Saskia on kurb, sest ta ei tunne värve. Vähemalt nii arvavad tema sõbrad ja perekond. Kui näiteks keegi küsib elevanditüdruku käest, mis värvi on vesi, vastab ta veevärvi. Ja kui keegi küsib, mis värvi on päike, vastab ta päikese värvi loomulikult. Need vastused ei sobi aga teistele mitte kuidagi. Ühel päeval, kui elevandi pere jääb pärast pikka rännakut jõe äärde elama, otsustab elevanditüdruk Saskia värvid üles otsida ja nendega tutvust teha. Ole kodu lähedal, manitseb elevanditüdruku vanaema. Ole ettevaatlik, muretseb elevanditüdruku ema. Ole tähelepanelik, julgustab elevanditüdruku isa. Ole lihtsalt lahe, hõikab elevanditüdruku õde ja jookseb teiste elevanditüdrukutega mängima. Saskia vanaisa on aga rännakust nii väsinud, et magab sügavat lõunauinakut ega pane elevanditüdruku lahkumist tähelegi. Elevanditüdruk Saskia lehvitab oma perele ja asub teele. Ta on nii põnevil, et märkagi, kuidas iga sammuga muutub ümbrus aina võõramaks. Peagi on ta kodust juba päris kaugele jõudnud. Talle jalutab vastu lõvi. Elevanditüdruk Saskia tervitab viisakalt ja küsib. Lõvi, kas sina tead, kust ma leiaksin kollase värvi? Muidugi tean, möirgab lõvi. Mina see olengi. Elevanditüdruk Saskia hakkab naerma. Sina oled ju päikese värvi, aga mina otsin kollast ja jalutab rõõmsalt edasi. Lõvi aga vaatab algul ennast ja seejärel mõtlikult päikese poole. Elevanditüdruk Saskia liigub edasi. Loodus tema ümber muutub üha rikkalikumaks ja värvilisemaks. Ta näeb eemal papagoid, lehvitab talle londiga ja küsib. Papagoi, kas sina tead, kust ma leiaksin sinise värvi? Muidugi tean, hüüatab papagoi ja maandub elevanditüdruku käele. Mina see olengi. Saskia hakkab naerma. Sina oled ju taeva värvi, aga mina otsin sinist. Ja liigub edasi, lootuses kusagilt ometi värve üles leida. Papagoi aga tõuseb uuesti lendu, vaatab ennast ja seejärel mõtlikult taeva poole. Elevanditüdruk Saskia jõuab jõesopini, mille ääres peesitab üksik krokodill. Elevanditüdruk võtab krokodilli kõrvale istet, kastab end jõeveega ja küsib. Krokodill, kas sina tead, kust ma leiaksin rohelise värvi? Muidugi tean, põristab krokodill. Mina see olengi. Elevanditüdruk Saskia hakkab naerma. Sina oled ju rohukõre värvi, aga mina otsin rohelist. Ta tõuseb püsti, et liikuda edasi sügavamale džunglisse. Krokodill aga vaatab ennast ja seejärel mõtlikult eemal kasvava rohututi poole. Elevanditüdruk Saskia otsib tihesast džunglist teed. Mets on raskesti läbitav, kuid elevanditüdruk ei anna alla. Ta liigub aina edasi, kuni talle lendab vastu kaunis liblikas. Elevanditüdruk imetleb liblikat ja küsib. Liblikas, kas sina tead, kust ma leian punase värvi? Muidugi tean, trilleldab liblikas. Mina see olengi. Elevanditüdruk Saskia hakkab naerma. Sina oled ju päikese loojangu värvi, aga mina otsin punast. Ja astub ikka aina edasi. Liblikas vaatab ennast ja seejärel mõtlikult loojuva päikese poole. Elevanditüdruk Saskia seikleb hämardunud džunglis, kuni saabub öö. Äkki märkab ta pimeduses üht silmapaari. Väsinud ja hirmul elevanditüdruk liigub silmapaarile lähemale ja küsib ettevaatlikult. Nähtamatu loom. Kas sina tead, kust ma võiksin leida musta värvi? Muidugi tean, sosistab panter. Mina see olengi.
elevanditüdruk Saskia hakkab värisema. Sina oled ju öövärvi, aga mina otsin musta ja vajub suurest väsimusest istuli. Panter aga vaatab ennast ja seejärel mõtlikult pimedust. Kus kõik need värvid siis on? Hakkab elevanditüdruk nutma. Miks ta minu eest ennast peidavad? Panter tahaks elevanditüdrukut lohutada, aga ei oska. Käib muudkui ümber tema ja uurib. Miks sa otsid öösel džunglis musta värvi? Öösel on džunglis ohtlik. Sa peaksid olema praegu kodus, ema ja isa juures. Muidugi peaksin, nuuksub elevanditüdruk Saskia. Aga ma tahan enne värvid üles leida ja neid tundma õppida. Kuid keegi, keda ma teele olles kohtasin, ei osanud mind aidata. Ja ta jutustab Pantrile, keda oli päeva jooksul kohanud. Nad ju aitasid sind. Aga sa lihtsalt ei kuulanud neid. Sa tunned tegelikult kõiki värve, kuid ei oska neid õigete nimedega nimetada. No mida mina sulle meenutan? Ööd, mis on musta värvi. Nii et ma leidsin ikkagi musta ülesse, pühib elevanditüdruk Saskia oma pisarad. Leidsib musta ja ma arvan, et sa kohtusid ka kollase, sinise, rohelise ja punasega. Ning kui saabub hommik, siis kohtad kindlasti veel paljusid teisi värve. Kas halli värvi ka? Uurib elevanditüdruk Saskia. Muidugi, vaata ennast ja sa leiate ülesse. Aga tule nüüd, ma viin sind koju, kutsub Panter ja juhatab elevanditüdruku tema vanemate juurde. Hommikul, kui elevanditüdruk Saskia oma emme Kaisus silmad avab, ütleb ta esimese asjana. Emme, sul on nii ilusad hallid silmad. Kõik peale vanaisa, kes endiselt norskab, hakkavad naerma ja halli värvi üle väga rõõmsad. Elevanditüdruk Saskia kohtub uuel päeval flamingoga ja õpib ära roosa värvi. Ülejärgmisel päeval tutvub ta ninasärvikuga, kes on samuti halli värvi. Ja ülejärgmisel päeval tunneb ta ära ahvi, kes on pruun ja kõrbe rebase poja, kes on valge. Kuid natuke segadust ja küsimusi tekitavad elevanditüdrukule sebra, kaelkirjak ja kepard. Nemad on kohe mitut värvi korraga. Kas sina tead, mis värvi nad on?